Lapsepõlvest saadik teame, et roheline foorituli lubab ja punane tuli keelab meil liikuda. Tegelikult on see aga märksa keerulisem ja on ka selliseid olukordi, kus punane foorituli meile ei kehti. Täna vastame levinud küsimusele, kas sellises situatsioonis võime pöörata punase foorituli eest paremale, vasakule või tagasi. See tekitab segadust nii erialaspetsialistidel kui ka tavajuhtidel, kes igapäevaselt liiklusseadust ei loe. Lähenen ristmikule, näen, et siin on punane foorituli. Kui aga vaatan tähelepanelikult, siis foor on paigaldatud alles pärast ristmikku, ehk punane foorituli keelab sõidu ülekäigurajale. See tähendab, et ristmik siin ees on reguleerimata, sest kõrvaltänaval on liiklusmärgid, mitte foorid. Kui soovin praegu pöörata paremale, vasakule või tagasi, siis hetkel tohiksin manöövri sooritada. Küll aga ma ei tee seda, sest kõrvaltänavalt tulev juht ei oskaks sellega arvestada. See tekitab ohtliku olukorra. Tema näeb, et mul on punane tuli ja kasutab võimalust ristmikule sõita. Siin tekib kokkupõrke oht. Olenemata oma manöövri õigsusest ootan, kui foor läheb roheliseks ja teen selle parempöörde siis. Foorituli süttis, jälgin jalakäijaid ja sooritan pöörde. Jõuame fooriga ristmikule, reastume parempöördeks, selleks ette nähtud rajale. Hetkel nagu näha, põleb fooris punane tuli, mis siis keelab meil liikumise. Nagu näete, nii vasakul kui paremal on valgusfoorid, mis tähendab, et meil on terve ristmik nüüd reguleeritud. Ja ainus võimalus sooritada parempööret, vasakpööret või jätkata liikumist otsesuunas on olukorras, kui süttib roheline foorituli, nagu ka hetkel juhtus. Nüüd jätkame liiklemist meile sobilikul sõidusuunal. Nagu näete, praktikas ei ole alati lihtne aru saada, mida üks või teine valgusfoor reguleerib. Seega oleme alati soovitanud algajatele juhtidele. Kui sellises olukorras põleb punane foorituli, siis jääge seisma ja oodake rohelist tuld. See on kõige ohutum variant, sest eksimus võib teile väga palju maksma minna.